mul tegelikult ei meeldi kinke saada, võib-olla meeldib kinke anda või kinkida. Aga ma ei tea, kuidas ma seda jõudsin täpselt, aga ajalooliselt on olnud niimoodi, et mul isa on rääkinud ja head sõbrad, keda ma väga usaldan, ühel õigel Eesti mehel peab olema oma pussnuga, on ju. Selline pussnuga, näe, võt, et mis igas elu juhtumiks ja mul on paar näidet, kus pussnuga, mis on sinu autos käe juures, on päästnud ühe last ootava ema elu. Tema selle last ootava ema abikaasa elu ma ei suutnud päästa, aga hea ja terava noa olemasolu aitas kindlasti sellel naisel autost välja saada, siis autos muidu põlema läinud ja nii edasi. Teine story, aga... See oli tema nuga või sinu nuga? See oli minu nuga. Ja varasem lugu ka, mida minu isa rääkis seal kusagil metsas sügavas Nõukogude Liidu ajas. Ja ma kinkisin oma pojale pussnoa. Läksin jahipoodi. Ise veel imestasin, kuidas on võimalik tund aega nuga valida, aga sul on nii kirju on see olukord. Tahad head asja ja ei tunne ka seda värki ja siis müüa sulle. Ja siis järgmine käik, nuga valitud, kõik klaar. Mis te peale kirjutada? Ja ma mõtlesin, seedisin mitu nädalat aega. Ja noale sai peale distsipliin võrdub vabadus. Ja miks? Võtta see tekkis see sama tunne, mida sa kirjeldasid USA versus väike Eesti. Tegelikult ei ole vahet, kas on USA või väike Eesti. Distsipliini me saame ikka hoida. Me saame ise mina saan enda asju teha hästi, ma saan mõelda suunas, mis aitab edasi, mitte ei, kuidas see ka kombatoriidis räägitud jutt kogu aeg, et kui sa ennast auku kaevanud, siis mis sa esimene tegema pead, on? Sa ei pea august hakkama välja ronima, sest sa ei saa, sa võid küll lõpetama auku kaevamise, et see on nagu see mõte. Ja nii saigi, et see lugu juurde ka, siin kombatoriidis toimetades sinu tiimiga ka, et see, ma usun, et Martinile läks see korda. Martin, kes proovis saada EOVJ-i ajateenistusse, aga jäi 3 kätekõrjusega välja, ja nüüd tegi endaga diili, et läheb siis õpib ülikoolis ja... Aga see ei ole minu arust cancel vist kokkuvõttes või on või? Ei ole, jah. Sest et see on ajateenistuse... See ei ole päris valik. See on nagu ajateenija oma, et see tähenda seda, et sa ei saa üksusesse minna. Sest üksuse valik on ikkagi üksuse valik. Juttu ajateenistus, tal oli nagu selline selge nägemus, tahab sinna minna. Seekord ei saanud, tegi õpiteekonna 1 aasta, proovi järgmine aasta uuesti. See aasta võetakse vähem ajateenistus. Okei, et see tähendabki, et ta nüüd siis lähis ajateenistusse või? Ei läinud. Et võttis oma õpingud ja proovib järgmine aasta uuesti. See on päris epic värk. Ja ikkagi, ma ei tea, kas Martin seda podcasti kunagi vaatab. Ma ei teagi, peaks ma pärast küsin, aga ma ütlen oma arvamusega välja avalikult, et tema seda teab. Et ma väidan, et seda hetke, et ta sinna ei saanud, on tal väga vaja. Et see, et oleks saanud sinna versus see, et ta ei saanud, siis see teine variant tegi temast tugevama inimese. Puht nagu see õpikogemus, et sa õpid kaotama, et kui sul on unistus, ja tal oli unistus, sa rääkis sellest, ma ei tea, juba 4 aastat tagasi, et kas minna sinna, on ju, et aga tulles ikkagi selle distsipliini ja vabaduse juurde tagasi, et selleks, et distsipliini tekitada, pead sa nagu ikkagi nagu kukkuma, on ju, need samad sinu 14-0 näiteks, on ju, või muud valikud, et igas halvas on ka hea, et ma arvan, pigem ma arvan, seda oli talle vaja. Ma ei, muidugi tol hetkel oled sa mõtted ka, kuidas siis niimoodi, mis moodi sa ei saanud. Tšakol on selle kohta hea ütles, et good, väga hea, et igas halvas asjas on midagi head ja mida ma olen nagu nii palju igalt poolt juba nagu näinud, et mul on muidugi kindlasti mingi confirmation bias, et ma ainult igalt poolt kuulen midagi, mis sobib minu teooriatega kokku. Aga tal oli see loogika, on ju, et kui midagi, tal on see video selle kohta, on ju, video on selline, et mingi tema alluv või mingi tema alluv tuli tema juurde ja ütles, et kuule, mul on üks küsimus, aga tegelikult ma tean, mis sa vastad. Et mul oli isegi veits mõtet su rääkida. Sa ütlesid, et okei, mida ma siis sulle vastan. Sa ütled, et good. Et sa ütled väga hästi. Ja siis ta ütleb, et vahet ei ole, mida sa mulle ütlema tuled. Alati vastus on hea, on ju. Ei saanud varustust või? Väga hea. Meil on
rohkem aega võimalik, ma ei tea, ette valmistada vana varustuse käest, et me oleme selle varustusega juba niikuinii kooskõlas. Ei saanud uut tööd, väga hea, saad rohkem treenida, rohkem valmistada. Ei saanud sellele operatsioonile, väga hea, saame järgmise operatsiooni plaanida. Ehk siis nagu alati on olemas vaade sellele, mis on ka selle asja juures hea. Ehk siis ei saanud see aasta, väga hea, mul üks aasta rohkem valmistada ette ja ma olen rohkem kogenud, sest et erioperatsioonides see vajab kogenud inimesi niikuinii. 19, super, väga hea, üks aasta veel 20, juba olen kogenum, elukogenum, juba sain üle ühest kaotusest ja arvesta seda, et see üks kaotus, et sa fail'id selle, see on it's part of it. Et kui sa lõpuks tahad selle teekonnas väga edukas olla, siis pead ka arvestama sellega, et need kaotused tulevad niikuinii. Ja mida varem sa suudad tuvastada seda, et need kaotused on õpikohad tegelikult ainukesed, siis see nagu oleks nagu eriti epic, on ju. Ja ma arvan, et ka tuleks alati jälle küsida, et kui sa ei ütle all good on, et siis, aga mis sa ütled? Persese. Et nüüd on kõik, nüüd käed ripuvad, kõik, ma enam nagu, ma ei tea, hakkan jooma ja lähen laksu peale üle, et ei ole ju nii. Et see nagu, ma arvan, ja see natsa vaata ka see sama printsiip, mis on ikka see, et hakka liikuma, et ära nagu jää seisma, et mis iganes, aga liigu, ära nagu, loodus ei salli seismist. Jah, absoluutselt. Elu, mis iganes vaatenurgast on, et on ta siis nagu tervislik olukord, on see vaimne olukord, igapoolne väljapääs, et tee samm tagasi ja mõtle ümber. Ja mis on kõige huvitav selle asja juures, et need samad kaks asja, see astu samm edasi, liigu, on ju, ehk siis võtta vastu otsus, vahet jälle, mis otsus on, lihtsalt liigu, ja teine on see, et klaas peab olema pool täis. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata. Ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus, pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtleja, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Eks järgi muutuge robotiteks, see oleks kõige hullem asi, ärge laske seda vabadust endalt ära võtta, seda on lihtne ära võtta, sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda, või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortel asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõppu sõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust.
ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!